No tšau! Kui Arno isaga koolimajja jõudis, oli Meelis juba kalale läinud. Käes on september ja ei ole 3 nädalat kalale saanud. Plaan on selle kohaga ikka endine, et vähemalt kord kuus tahaks siia sisse põigata ja vaadata, mis olukord on. Eestis meil on ikka selline lahe kliima. Kui mõni päev tagasi oli veel 30 kraadi sooja, siis täna hommikul näitas kraadiklaas 6,9. Aga nagu öeldakse, et ei ole halba ilma, on vale riietus. Õnneks riietusega veel probleeme ei ole. Ehk kui külmemaks läheb, siis tuleb mõned investeeringud teha. Aga plaan on ikka endine. Põhjaõnge tussiga sisse, loobin lanti ja püüan nii kaua, kui ilm lubab. Tulemustest annan teada. Kui varustusest veel rääkida, siis täna üheks mureks oli, et terve öö sadas vihma ja rohi on märg. Siia tulek on läbi pika rohu ja lühikeste saabastega ei ole vist sellise temperatuuriga eriti lahe märjaks saada. Aga hädast aitasid välja kunagi vanaisa kingitud kalamehe säärikud, mis keldrist tuli üles otsida. Ja need toimisid ideaalselt, nii et aitäh, vanaisa, puhka rahus. Selles suhtes on küll õige, et varustus peab olema hea, et oleks võimalikult mugav ja sest 10-kraadise temperatuuriga ei tahaks siin märgade pükstega küll olla. Suvel veel kannatad ära, aga praegu ei aitäh. Nii, aga esialgu tundub, et on vaikus. Käin selle suure landiga terve lõigu läbi nagu ikka ja vaatame, kas haug on siin sügisel üldse aktiivne või ei ole. Ideeliselt ju võiks olla, aga elame, näeme. Ja esimene väike kalake otsas. Rabas kohe siit kalda äärest tagant, aga jälle niisugune pisikene augike, kes ei ole isegi mitte suhu rabanud seda, vaid kõrja või kõhu alt on kinni, nii et noh, kus sa sellisega lähed? Jai. Miks sa niimoodi teed? Konks ruttu välja ja klutt vette tagasi. Aga vähemalt kala on. Ja see on alati nagu ikka, et paned kaamera kinni, siis järgmise viska kindlasti tuleb kala otsa, siis jälle ühe käega susserda seda kaamerat, teisega ürita kala pingul hoida. Tänapäeva moodu värkin, kõike peab ikka filmima. Aga noh, üritame edasi. Sissejuhatuses unustasin näidata, et üks põhjaõnge oks, mis siin sai maasse torgata, on kasvama läinud ilusti. Et kui nüüd keegi seda siin välja ei kisu, siis äkki 10 aasta pärast saab juba puu otsa ronida. Loodus ikka tühja kohta ei salli. Aga põhiõngedest rääkides siis tundub, et ahvenat siin siis sellise ilmaga ei olegi.
kui eelmistel suvel tähendab soojade ilmadega ikka kohe suht alguses vähemalt keegigi nuusutas seda ussi, siis praegu on täielik vaikus. aga noh, päev on veel noor. Vahepeal kiikab päike ka pilve tagant välja. Äkki hakkab ahven ka liikuma, kui teda siin veel ikka on. Nii et... aga esialgu proovime haugi õrritada. Tegelikult plaan oli mul üldse konnaga püüda. Et keegi nüüd ära ei ehmataks, siis mitte päris konnaga, vaid ikka need kummilanttkonnad. Aga kahjuks ma ei saanud neid postiga õigeks ajaks kätte. Ja ei saagi. Ehk siis see konnu ülbib põhimõtteliselt pinnalant. Ja aug võiks siis seda sealt ideeliselt rabada, aga ei tea, kuidas ta siin toimib. Järgmisel korral on nad käes ja siis saab proovida. Sodi on endiselt siin kõvasti põhjas, nii et seda rohtu täna on tuul suhteliselt vaikne. Ja on soojemaks vist ka läinud, nii et täitsa mõnus on praegu siin. Ei ole palav, ei ole külm. Ja kala ka ei ole. No nii, tundub, et keegi vist on meil lõpuks põhjaõnge ussi miilustamas. Või läks juba minema? Igaks juhuks kontrollime. Ei ole 100% keegi seda nokkis, aga vist läks ära. Läheb tagasi. Keegi jälle üritab põhjaõnge, aga väga huvitavalt võtavad. Natukene tonksab ja siis kaub minema. Praegu vist jälle ei ole enam otsas. Mina nii ei mängi. No ei saa aru. Jälle korralikult raputas, aga otsa ei jää. Mis pagan siin toimub täna, Keegi nagu oleks, mina ei saa aru, kes see täna on siin, mingi imeväike kala või mis asi seal on, kes näkib, aga otsa ei jää üldse. Täiesti hämming. Nüüd on vist juba mingi 7 või 8 korda on sellist olnud. Kelluke tiliseb jumala kõvasti, näend, et siputab, aga otsa ei jää. Ainuke tõenäoliselt mingi väike kala on see, kes ja on siis mingi mis iganes. Aga no proovime, äkki saame ikka kätte. No nii. Hakkame vaikselt päeva lõpetama. Ütleme siis nii, et nullipäev. Kui nüüd välja arvata see hommikune alamõõduline hauk, siis rohkem kala ei näinud. Arusaamatuks jäi see põhjaõnge tilistaja, kes oma 10 korda järjest siin raputab, aga kätte ei saanud.
ju siis mingi väike kala. Kõige kurvem on see, et jäin oma heast suurest landist ilma. Jäi seal taga oksa taha kuskile kinni põhjas ja siis, kui lõpuks nöör juba katki tõmbasin, siis tuli muidugi lant lahti ja hulpis sinna taha rägastikku. Heal juhul äkki saaks veel selle kätte, kui teisele kaldale läheks, aga see on üsna suur ring, et täna ma seda küll ei viitsi teha. Et ega siin muud ei ole, kui vutt jälle motonetti ja paar lanti uuesti osta tagavaraks. Aga ja, ahvenaga vist on selline lugu, et need olid siin soojade ilmadega ainult läbisõidul. Ja haugiga on ka suht kesine lugu, no mitte ei võta, ei ole ühtegi tonksu. Täiesti arusaamatu. Aga nii see kalal käik on. Ühesõnaga pillid kokku ja punuma homme vist kalale ei tule, homme jälle Tallinnasse tagasi. Eks siis näis, mille jälle saab siia tulla proovima. Ühesõnaga, kes viitsib, see likeib ja kommenteerib. Kes ei, aitäh lihtsalt vaatamast. Tšau!